kasutan kahte veebikeskkonda, TeacherMade ja Live Worksheets. Ma tegin ühe töölehe ja ma teen selle töölehe siis interaktiivseks mõlemas keskkonnas, et siis saab võrrelda, mis on nende keskkondade plussid-miinused. Ja kõigepealt siis TeacherMade Create Worksheet, ehk siis siit hakkan ma seda töölehte interaktiivseks muutma. Panen sellele töölehele nime. Panen ta siia proovida alla. Praegu kirjeldust ei kirjuta. Ja backgroundiks on seesama tööleht siis. Nii, ehk siis background ehk siis see taust ja see sama ongi siis minu see tööleht. Et ma vaatan, mul on millegipärast siin üks tühi leht ka veel lõpus, et ma seda ei soovi kaasata. Nii, siis me vaatame erinevad need võimalused läbi, et kirjuta looma nimetus, et esimene siin ongi lühivastuse variant, et neid kastikesi ei peagi eelnevalt üldse töölehele tegema, et võib lihtsalt olla, näiteks minul on siin lihtsalt pildid ja siinsamas ma saan selle kasti siia juurde teha. Nii. Ja see on siis, siit saan ära määrata, mitu punkti see vastus annab, ütleme, et 1 punkt. Ja siin saab määrata ka ära, et kas see peaks algama suure tähega või väikse tähega. Ja selleks, et seda kopeerida, siis on Ctrl-D, siis saab kohe sama suure kasti veel teha, et ei pea käsitsi uuesti tegema, et siin ma lihtsalt muudan siit ära. Oih. Siit uuesti. Nii jänes, ütleme, et siin võib-olla mõni laps kirjutab jänku, et siis mõlemad vastuse variandid oleksid õiged. Nii, et see on siis esimene, kus on lühivastus, vastuse kirjutamine. Teine on siis rippmenüü, kus saab panna siis erinevad vastuse variandid. Et vali õige looma nimetus, paneme siia siis kala, muna ja paneme siia veel kass ja lammas. Nii õige oleks, võtame selle kala ära. Kana, kass, lammas. Kana on siis õige. Nii, ütleme, et saab 1 punkti jälle siit. Ehk siis, kui õpilane siia läheb, siia töölehe peale, siis ta vajutab seal noolekese peale, siis avanevad tal kõik need variandid siit. Et ma kopeerin selle sama variandi uuesti. Nii, siis jäävad need samad vastuse variandid. Ainuke, mida ma teen, et ma muudan nende vastuste järjekorra ära ja õige vastuse muudan ka siin ära, hoopiski kass. Ja siis ma teen seda sama asja jälle uuesti, kopeerin uuesti ja panen siia. Ja et lammas on seekord õige vastus ja muudan jälle järjekorra ära. Nii. Siis järgmine on kirjelda looma 3 lausega. See on siis selline pikem vastus, et seda automaatselt siis arvuti kontrollida ei saa. Et võid siia küll alguse näiteks kirjutada, et lehm on ja nüüd õpilane peab siit siis edasi kirjutama. Ja sama siis ka rebase kohta. Nii, järgmine võimalus on siis paaride leidmise harjutuse jaoks ja siit valida siis matching. Märgistan ära need kohad, mis paari moodustavad. Nii. Ja nüüd teen selle aktiivseks ja vajutan Shifti ja siis ühendab ta niimoodi ära. Siis võtan jälle järgmise. Oi, see ei olnud meil lammaski. Vabandust. Teeme siis kõik need ära. Ma märgistan need kõik ära algul. Nii. Nii, ja nüüd teen siis aktiivseks nüüd lehm ja nüüd hoian Shifti all ja vajutan siia, siis ta ühendab ära. Lähen lamba peale, Shift ja lammas.
kass, shift, hoian all ja kass ja ongi valmis. Nii, siis järgmine, kas lause on õige või vale? See on rebane, et siis on true, false, kas siis valida true, false sõnadega siis DF või yes, no, Y või N. Võtame siit yes, no ja teen siia selle kastikese ja see on rebane, siis õige vastus oleks siin yes. Õpilasel tuleb siis vajutada õige sõna peale kas yes või no, et seda eestikeelseks kahjuks muuta ei saa, et see on nii, nagu ta on seal. Nii, leia õige looma nimetus. Selleks võtame siit mitu või siin on valikvastus oma on siis siin. Meil on siis 4 varianti siin ja joonistan sellise asja siia ette. No umbes niimoodi. Nii. Nüüd ma märgin ära siis, meil on tegemist oravaga. Nii kõigepealt, et see annab mulle 1 punkti ja 4 valikut on ja orava märgistan ära. Orav on õige vastus. Nii, siis järgmine on siis mitmikvalik ehk siis märkeruudud, siis saab ära märkida, kui on näiteks mitu õiget vastuse varianti. Et millised laused on tõesed, kass sööb hiiri, kass elab metsas, kassil on vurrud. Selle võtan siit, mul on 3 varianti. Teen siia ette. No umbes niimoodi. Nii. Et siit saab siis valida ka seda, et kas need kastid on siin. Oleme selle transparent näiteks, et seda ruutu siin ei ole, või seda kasti ei ole nagu näha. Siin ma võtan ka ära niimoodi. Nii, kassil on vurrud, on küll. Paneme siia, siis kass elab metsas, ei ela, kass sööb hiiri. Nii, ja siit saab jälle otsustada, kas 1 punkti anda või mitu punkti. Siit saab vaadata. Nii. Järgmine on siin hotspot, click area, ehk siis mingi osa pildist tuleb ära märgistada, et kui on suurem pilt näiteks, et on taimed või metsas näiteks on pilt tehtud, et märgi ära kõik puud või metsloomad või midagi. Minul on siin kliki lambasabal, siis õpilane peaks siis siin kuskil siis klikkima. Paneme umbes niimoodi. Nii, ja võtame selle jälle, võtame siit värvi ära, et õpilane ei näeks seda kohta kohe. Nii, kirjuta selle looma nimetus, mida kuulsid, ehk siis nagu helisalvesti kasutamine. Loodan, et see siin töötab praegu. Nii. Jah. Lammas. Nii, siin saan kuulata. Ei tulnud väga hästi. Proovin uuesti. Lammas. See tuli natukene paremini. Nii, panen selle siia. Paneme siia. Nii palju ma veel teen, et ma võtan siit selle piiri või selle raamistiku ümbert ära, et siis on lihtsalt ainult see kõlarimärk seal. Nii, järgmine, vaata videot ja vasta järgmistele küsimustele, ehk siis siia saab lisada videolingi siit. Nii, ja siia peab siis kopeerima selle videolingi. Nii, siin on see link. Kahjuks siin ei tule seda pilti ette, et sellist, et jääb lihtsalt see lingi koht, et tegelikult ongi, et siin see peaks nüüd olema selle sõna peale, et õpilane teab, et ta klikib siia sõna video peale ja võtame siit selle raami jälle ära. Nii, ja siis ta klikib selle video peale ja siis tal avaneb see video. Et oleks tore tegelikult minu arust live worksheetis pärast, kui proovime, et sellel tuleb kohe ilusti selline pilt ka siia töölehe peale selle videost. Nii, ehk siis siin on meil see video. Järgmine on leia tähe räägastikust loomade nimetused, et siin midagi teha ei saa, et seda on pärast näita, kuidas õpilane saab seda teha.
ja selle eest nagu automaatselt punkte anda ka ei saa, et siin peaks õpetaja kas siis mitte punkte üldse andma või siis pärast käsitsi juurde neid andma. Ja viimane on kirjelda oma lemmiklooma. Et siin õpilane, seda ma ka näitan, kuidas siis õpilane saab seda teha, et siin õpetaja praegu ei saa midagi juurde lisada. Et siin on mõned asjad siis veel, et matemaatika kohta on mõned asjad siin, et näiteks õpilane peab sisestama kindlasti mingi numbri. Siis näiteks, kui sa unustad oma töölehel mingi asja kirjutada, et seda saad siia siis juurde lisada näiteks. Unustasin seda öelda. Nii, ja siin saab seda siis muuta. Kuidas, milline ta siis välja näeb. Värvi saab muuta, suurust saab muuta, fonti väga palju valikus ei ole, aga okei. Nii. Siis saab siin veel igasuguseid asju joonistada juurde veel, kui on vaja käsitsi. Saab highlight ida, tõmmata üle siis mingeid tähtsamaid kohti ja saab selle kõik ära kustutada. Nii, ütleme, et mu tööleht on nüüd valmis, seda ma saan siis vaadata, kuidas see õpilase vaates oleks. Nii, esimene siis kirjuta looma nimetus. Õpilane saab siia siis kirjutada need. Nii, vali õige looma nimetus, siit oli siis rippmenüü, meil kana, kass ja nii edasi. Siis kirjelda 3 lausega, lehm on loom, näiteks rebane on. Nii, leia paari taha. Siin ma näen seda, et mul on kastid ja et neid kaste ma siia kindlasti ei taha. Viin ta siin praegu kokku ära. Lehm läheb niimoodi, kass, siis on lammas. Nii, siis kas see lause on õige või vale? See on rebane. Yes. Leia õige looma nimetus. Valin siit õige vastuse variandi. Nii, siin saab mitu tükki vastata, mitu vastust valida. Saba peal klikin. Nii, kuulame. Nii, ja siin ma avastasin ühe vea veel, et siia oleks ma pidanud tegema ühe kastikese selleks, et seda vastust siia kirjutada. Need 2 asja tuleb mul veel muuta. Nii, siin õpilane 10. ülesanne siis vaata videot ja vasta järgmistele küsimustele. Õpilane klikib siia video peale. Nii. Õpilane vaatab siis video ära ja seejärel saab ta siia vastata seal küsimusele, ma teen siia selle küsimuse või vastuse kasti juurde. Nii, siis siin oli see, et leia täherägastikust loomade nimetused. Et siin ta siis saab kasutada näiteks sellist ovaali. Näiteks niimoodi saab teha või siis pliiatsiga. Nüüd ma ei tea, kus siin veel keegi on. Rebane, näiteks niimoodi saab ära märkida, et erinevaid võimalusi. Ja siin kirjelda oma lemmiklooma, kasuta helisalvestuse rakendust ehk siis siin. Okei, et õpilane siis, seda saab, praegu ma ei saa seda kasutada, aga põhimõtteliselt õpilane saab siis siia lisada helisalvesti, et häälsõnumina saab oma vastuse siia jätta. Nii, ja need 2 asja, mis mul olid siis ära vaja muuta. Nii, ja siis ma vajutan siit close worksheet. Nii, nüüd actions, mitte actions, vabandust, create an assignment ehk siis hakkan seda ülesannet siis õpilastele edastama. Võtan siit lihtsalt selle assignment'i ära, panen lihtsalt loomad. Nii, et osadele klassidele mul on tehtud Google Classroom, et selle saab otse siis Google Classroomi ka saata. Et õpilane siis siseneb oma Google Classroomi kaudu või saab ligi sellele ülesande siis Google Classroomi kaudu ja seal või siis, kui ta läheb lingiga, siis ta sisestab lihtsalt oma Gmaili aadressi. Teine variant on see, et näiteks mõnel klassil mul ei ole Google Classroomi, siis ma kasutan seda Teacher Made, sealt tuleb mulle siis link ja õpilane läheb oma nimega sinna siis või hakkab oma neid ülesandeid täitma oma nimega. Nii, ja siit on siis erinevad variandid, mida õpilane näeb
Noh, mina olen pannud näiteks points earned, points possible, et palju ta punkte sai või saab ja palju üldse võimalik saada on. Et siit ma neid correct answers ma ei ole pannud, sest et no osad näiteks teevad ära ja siis saavad teistele näiteks õiged vastused saada, et ma pigem nagu väldin seda varianti. Panen siit lihtsalt total score näiteks. Ja kui ma juba saadan õpilasele näiteks seda ülesanded tagasi või vastused või üldse töö tagasi koos oma kommentaaridega näiteks, ja kui kõik õpilased näiteks on oma tööd juba mulle esitanud, et siis ma võin küll siia lisada näiteks score ehk siis selle punkti summa ja need õiged vastused, mis olid. Ja siia jätan praegu need linnukesed, et ta võib ise tekstikasti sinna juurde lisada või ka joonistada, et sinna sa võib näiteks ka anda ju ülesande, näiteks joonistada oma lemmikloom või midagi sellist. Nii. Ja siit tulebki link, et ma lähen nüüd näiteks incognitoga sisse. Nii, panen siin test. Nii, ja õpilane hakkab siis siin täitma. No nii, siin ma näen ühte viga ikkagi veel, aga ma ei hakka seda praegu parandama. Ehk siis siia tegelikult oleks pidanud ka meil tulema see vastuse kast, aga see jäi nüüd tõesti mul lisamata. Nii, ja täherägastik. Et siin ma vaatan, praegu ei ole seda varianti, et õpilane saaks saata oma vastust häälsõnumina. Ma ei ole päris kindel, miks seda hetkel siin ei ole, aga ma tean seda, et kui ma Google Classroomi kaudu näiteks õpilaste ülesandeid esitasin, siis oli see salvestamise nupp siin olemas. Et seda peate uurima, et kas õpilastel on see olemas või ei ole. Aga Google Classroomi kaudu igal juhul oli see olemas. Nii, ja nüüd saadan vastused ära. Ja õpetaja saab siis sellise info. Nii, praegu on meil siin valesti läinud. Rebane. Ma olin rebane. No jah, samat värvi. Orav oli see tõesti. Nii, ja kus ma veel siis vea tegin? Jumal küll, täitsa orav ju. Okei, ühesõnaga siin tõesti pidi orava valima. Nii, ja nüüd, kui siin lõpupoole oli siin, kus õpilastel tulid täherägastikus leida loomade nimetused, et siin saab, õpetaja saab siis siin juurde anda. Näiteks ma annan, kui ta leidis siin ainult ühe, ütleme, et oleks mitu tükki veel leidnud, et siis ma annan siit natukene juurde neid punkte. Ja kokku oli näiteks võimalik saada siis näiteks 14. Ai, ütleme, et jah, ühe andsin siis lõppsummas või kogusummas ka juurde. Nii, ja näiteks nüüd saadan õpilasele veel sõnumi või nagu kommentaari tagasiside, et ebane ja orav küll, aga siiski on nad erinevad. No nii. Nii, ja saadan õpilasele siis selle. Nii, ja nüüd õpilane läheb siis sama lingiga või siis, kui ta on Google Classroomi osa on selle töö teinud, siis tuleb talle automaatselt, sealt ta saab uuesti minna selle sama lingiga, saab tagasi minna ja vaadata, mis õpetaja talle kirjutas või palju ta punkte sai. Aga siin mina läksin sama lingiga siis lihtsalt ja login sisse tagasi selle sama nimega. Nii, ja siin on siis näha nüüd need vastused, õiged ja valed vastused. Ja siis saame oma õpetaja kommentaari ka näha. Live worksheetsis on väga palju sarnaseid asju. Et samamoodi tuleb siit siis valida fail. Nii. Ainuke asi, mis mulle, või no mitte ainuke, tegelikult on mitu asja, mis mulle live worksheetsi juures väga ei meeldi. Esiteks, näete, tegi natukene nagu udusamaks selle töö.
Teiseks on see, et mul peaksid nagu peas olema kõik need erinevad rakendused või need koodid, et kui Teachermade'is olid üleval need ikoonid olemas, siis ma vajutasingi sinna peale näiteks, kui tahtsin rippmenüüd või tahtsin kokkusobitamist või hääsõnumiga ülesannet, et siis vajutasin ka vastava pildi peale, aga siin ma peaksin nagu kõike peast teadma. No esimene kõige lihtsam, okei, et ma kirjutan siia siis Rav. Nii, ja kui ma tahaks nagu mitut varianti, siis on ka siin tegelikult võimalus NS, mõlemad on okeid. Nii et vali õige looma nimetus, siis siin tuleks mul siis kirjutada niimoodi, et kõigepealt choose. Nii, ja siis siia need vastuse variandid, kass, lammas ja ütleme, et siis nüüd see õige vastus on meil kana. Mul vist ei tulegi seda märki, üks hetk. Nii, ma ei leidnud seda siis oma klaviatuurilt üles, igal juhul tuleb see, ja nüüd ta ei tulegi siia. Nii, ühesõnaga nüüd see tärnik on siin olemas ja õige vastus ette tuleb siis see tärnike lisada. Meil on siin kana. Ja nüüd põhimõtteliselt tuleb täpselt seesama asi nüüd jälle uuesti teha, et kirjutada jälle choose ja need vastuse variandid. Nii, järgmine on siis kirjelda looma 3 lausega. Et siin tuleb siis suurem kast siis teha ja siin rohkem nagu ei peagi mitte midagi tegema, see tuleb siis käsitsi üle kontrollida. Nii. Järgmine on leia paarid ehk siis match. No siin on join tuleb arvatavasti, oli vist jah. Nii, kokku sobitamiseks siis märgistan ära ja kirjutan siia join kuulun 1. Siia ka 1. Seda järgmist, seda yes-no varianti minu arust ei olnud sealt selles samamoodi nagu ütleme Teachermade'is olid minu arust seal live worksheet'is ei ole. Et võtame näiteks siit see, et millised laused on tõesed. Et siin tuleb siis teha jälle kastike ja kirjutada siis siia kasti sisse check yes või siis check ja no. Ehk siis samamoodi tuleb ülejäänud ka ära teha. Nii, ja siin, kus on leia õige looma nimetus, et siin on siis kas select yes või select no. No on meil siin. Kastide joonistamine mulle siin väga kaua meeldib, tulevad alati nii erineva suurusega need kastid, et kuigi siin saab ka neid kaste kopeerida ja kleepida. Vot seda järgmist varianti ma ei teagi, et live worksheet'is saaks teha, aga et märgistada ära joonisel mingit kohta. Nii, häälefaili saab küll siia lisada. Selleks on jälle oma kood. Ainuke asi siis on see, et siin eesti keelt ei ole. Listen ja siis näiteks ma panen et siin tuleb siis valida keel. Teeme inglise keele ja ütleme, kui mul oleks veel neid kuulamisi siin töölehel, siis ma paneksin kogu töölehele sellesama keele. Nii, et siin siis õpilane saab kuulata, mis sõna on ja siis ta peab siia sisse selle kirjutama. Aga nagu jah, ma ütlesin, et eesti keelt siin ei ole. Et videoga mulle meeldib küll siin rohkem on see, et ma teen selle kasti näiteks siia ja kopeerin selle lingi, videolingi. Nii, ja kui nüüd siit preview'st vaadata veel vaates, siis no eks pärast saab vaadata, ühesõnaga siia tuleb ilusti selline nagu pilt tuleb ka sellest videost siia. Nii, täherägastikuga natukene paremad lood siin, et siin märgistame selle kastikese ära, kirjutame siia word search. Nii, mul peaks olema 10 korda 10. Nii.
ja nüüd ma saan siit ära märgistada need sõnad siis. Jänes, rebane ja nii edasi. Et siin saab seda teha. Seda kuulamisharjutust saab jällegi teha ainult inglise keeles, et siia kirjutada speak ja pean ütlema, et kui mina seda oma algklassi õpilastega kasutasin, siis see tegelikult väga hästi ei toiminud. Et ütleme, nemad pidid seal ütlema sõna hat, aga tegelikult arvuti kuulis hoopis teistmoodi ja kirjutas seda sõna hoopis teistmoodi. Nii. Et siit tuleb jälle keel valida. Siit English. Huvi pärast võiks vaadata. Ei, eesti keelt ikka ei ole. Nii, võtame Kingdom seekord. Nii. Ehk siis, kui õpilane ütleb hat õigesti hääldab, siis ilmub siia kastikesse hat, aga selline haridus, et kirjelda oma lemmiklooma, et siin siis live worksheet'is teha ei saa. Ja nii, vaata, mis meil siis välja tuli. Et panin tähele veel, et mul siin on see viimane lisaleht, et seda nüüd siit ära ei saanud võtta. Aga okei, vaatame. Nii, proovime siis orav ilusti. Ja siin on nüüd mul see ju kast puudu, ma ei saa seda kasti siia kirjutada. Jah, ma ei saa kuskile seda siin kirjutada. Ma kuulsin küll sheep, aga kirjutada ei saa. Näed, siin on ilusti videopilt ka olemas, et see mulle meeldib tegelikult rohkem, et live selles Teacher Made'is võiks ka olla niimoodi. Hat. Palun väga. Nii, ehk siis, no vaatame, salvestame ära. Ma ei saa vist arvatavasti salvestada ka, sest et mul on juba kõik täis. 28, okei. Et see mulle ei meeldi ka live worksheet'i juures see, et ainult 30 töölehte on nii-öelda tasuta, mida teistega ei pea jagama. Et ülejäänud siis tuleb teha avalikuks. Nii. Ja nüüd, kui ma võtan siit Open Worksheet, siis ma tegelikult siin saan ära määrata custom link. Et näiteks, et kas need kirjavahemärgid on olulised, ei ole olulised. Näiteks, et õpilane peab selle ära tegema 10 minutiga, et ei saa õpikust võib-olla vastuseid nii väga otsida. Siis, kui ta finishi nupule vajutab, et mis siis saab, et kas ta saab ainult vastused kontrollida või saadab vastused õpetajale, et kui mina siit ette ära võimalikult palju täidan, siis õpilane tegelikult väga palju täitma ei peagi, et kui ma tean, et ma saadan selle 4. klassile, siis ma täidan need asjad juba ära, näiteks, ja et õpilane peab ainult oma nime sinna siis kirjutama. Nii, ja hindamise osas on ka, et kas siis näitab hinnet või punkte, näiteks 7/10, et kas ta näitab õigeid vastuseid või ei näita õigeid vastuseid ja nii edasi. Et siis siit saab selle kopeerida selle lingi ja saata õpilastele. Saab ka Google Classroomi saata, aga sinna ta läheb lihtsalt lingina, et siis midagi eriti temaga seal teha ei saa. Ehk siis nii live worksheetsi kui Teacher Made'i mõlemal on nii plusse kui miinuseid. Unustasin veel öelda seda, et live worksheetsis on hästi palju materjale, mis on juba teiste õpetajate poolt tehtud. Et kui sisestada märksõnad või aine nimetus, siis leiab väga palju tehtud töid tegelikult, mida võib vabalt oma õpilastega ka kasutada. Et see Teacher Made'il puudub. Aga kokkuvõttes mina võin öelda, et minule meeldib näiteks Teacher Made hetkel rohkem, just põhiliselt sellepärast, et neid koode ei pea kogu aeg sisestama, et seal on nupud olemas, aga Teacher Made see Pro versioon on tasuta, ehk siis kõik need funktsioonid on tasuta ainult juunikuu lõpuni.